Kevadel, kui uut Subaru Foresteri esmakordselt pressile näidati, siis saime me Soomemaal ainukordse võimaluse testida seda spetsiaalselt Land Roveri inimeste koolitamiseks mõeldud offroadi rajal. Ja sealt jäi see auto meelde kui hästi jäiga kerega auto ja teiseks oli selle suutlikkus nii tõusudel, langustel kui ka sellistel erakordselt kõveratel radadel niivõrd arvestatav, et see tegelikult mõjus natukene hämmastavalt. Nüüd aga oleme me siin Männikul ja proovime täna neid katseid uuesti korrata ja vaatame, kuidas ta hakkama saab. Jäiga kere näiteks oli toona see, et kui me aesime selle auto sellisesse kohta, et üks tagumine ratas maast lahti tuli, siis tänu sellele jäigale kerele sai uksi ja tagumist luuki lahti teha niimoodi, et mingit muud jama ei olnud. Kui ma nüüd õieti aru saan, siis on minu tagumine ratas praegu maast lahti ja kui ma nüüd vajutan seda tagumise luugi avamise nuppu, siis iseenesest tuleb see ilusasti lahti ja mingisugust erilist probleemi ei ole. Ja täpselt samamoodi läheb see taguluuk kinni ka, mis siis omakorda tähendab seda, et tegelikult sellise arvestatava painde juures ei ole see paine nii hull, et luugid ja uksed ei töötaks. Seega selle katse läbis edukalt. Ja nagu näha, siis käib ka minu uks ilma igasuguse vaevata lahti. Teine kihvt asi on see X-Mode'i režiim, mis siis tuleb kaasa teile XT ja XS paketiga ja käib selle automaatkasti külge. Ja see on selline abimees, mis siis aitab teid laskumistel ja sellistel halbadel teeoludel, et ta reguleerib nii mootori, käigukasti kui ka kõikide nende rataste tööd ja loomulikult ka mägipidurit. Ja see mägipidur on siis selles mõttes kihvt elukas, et kui te tavaliselt mingit järsku langust võtate ja jalaga pidurdate, siis ta pidurdab tõenäoliselt kõiki rattad korraga ja te võite suvalises suunas libisema minna. Aga mägipidur pidurdab täpselt seda ratast, mida vaja, nii et ta hoiab teid igal juhul otse. Ja kui te laskuma hakkate, siis ongi põhimõtteliselt see, et hoiate ainult rooli käes, lasete piduri lahti ja lasete autol kogu selle töö ise ära teha. Nii et lähme nüüd proovime järgi, mida ta siis sellises olukorras teeb. Lasen ta siit otsaga üle ääre ja nüüd võtan ära jala piduri pealt ja auto krõgistab siin omal vajalikke asju ja nagu vilkuva pildi pealt näha võib, siis kõik rattad ilusasti teevad oma tööd. Ja niisama lihtne see ongi. Ja kui nüüd hakata üles minema, siis on absoluutselt jälle abi sellest samast X-Mode'ist, mis siis kontrollib kõikide rataste vedu eraldi. Ja kui kõik 4 ratast on maas, siis me peaksime siit praegu ilusasti üles saama. Kui mõni ratas lahti tõuseb, siis loomulikult sellist efekti, et üles saada ei teki. Üks asi, mis selliste tõusude puhul kindlasti tuleb tähele panna, on see, et kui teil tekib autol selline hetk, et ta enam ei lähe ülesse, siis esimene mõte on kindlasti see, et vajutan siis siduri alla või tõmban automaatkasti tagurduskäigu peale ja sõidan alla tagasi. Aga nende uute tehnoloogiat täis 4-veosüsteemidega tuleb lihtsalt hoida rahulikult jalga gaasi peal ja lasta autol ise mõelda, mida ta järgmiseks tegema hakkab. Ja natukene kalkuleerib, mis ratas kuidas moodi ringi käib ja ühel hetkel leiab ta endast jälle sellist jõudu, et edasi ronima hakata. Muidugi on olukord, kus te selgelt saate aru, et enam ei ole mõtet ülespoole minna, sest ta lihtsalt ei lähe. Nii et siis minge alla tagasi ja tulge natukene suurema hooga, nii et ärge selle piinamisega päris hulluks ka minge. Mulle heidetakse ikka aeg-ajalt ette, et ma räägin mingist kummalisest autos magamisest, aga uskuge või mitte, minu tavaelu puhul on see tegelikult täiesti normaalne ja selliseid asju tuleb ikka ette. Olen siis näiteks mingisugust üritust kuskil tegemas ja ilm on nii halb, et telki ei viitsi üles panna või siis jään taaskord maha Saaremaa kõige viimasest praamist. Ja siis on ikkagi alati mõistlik rullida lahti oma magamiskott ja lebo ja magada üks öö autos ära. Sellepärast ma seda autos magamise juttu teile räägingi. Siin on nüüd niimoodi, et istmed käivad küll täiesti alla, aga sisse jääb selline väike jõnks, nii et üleliia mugav seda ööd siin autos veeta ei ole, nii et peate mingisuguse mõnusama asendi endale siia peate vaatama, aga kuidagimoodi peaks hakkama saama ikka, nii et väga hullu ei ole. Kuna siin Männikul on tegelikult veel huvitavaid kohti, siis lähme ja käime ära ka minu poolt väga palavalt armastatud Tankimäel ja proovime sinna otsa ka ronida, siis on kohe näha, mida ta pehmes liivas teeb. Aga kui nüüd sellest autost veel rääkida, siis see turbokas
milles meie täna oleme, on 2-liitrine bensukas ja sellel on 240 hobujõudu, mis on väga mõnus, et sportrežiimis igasuguseid vahvaid möödasõite teha ja tegelikult selles tavalises nii-öelda intelligentses režiimis teeb ta nüüd samamoodi, lihtsalt pedaal on natukene uimasem. Clearance on 220 mm, mis tegelikult ei ole sugugi vähe ja võimaldab igasugustest asjadest üle sõita. Ja kui nüüd selliste tõusu- ja langusnurkadest rääkida, siis esimene tõusunurk on 25 kraadi ja tagumine 26. Aga nüüd ega ei olegi midagi, oleme jõudnud Tankimäele kohale, kohe keerame siit ümber nurga ja proovime kohe kõige esimest teed mööda siit ülesse panna, kui head kopamehed ei ole vahepeal siia mingit jama ette kaevanud, aga nagu näha, tegelikult kõik töötab ja selle jaoks, et me sinna ülesse saame, vajutame sisse jälle selle X-mode'i, sellepärast, et kahjuks ei ole insenerid andnud sellele autole meile aeglustit. Nii et me peame lihtsalt lootma sellele X-mode'ile ja vaatame selle pehme liiva katsega, kas ja kuidas moodi me siia ülesse jõuame. Nii, seekord sai meid kätte väikene hoog ja see nüanss, et tegelikult on siin all täiesti tavalised maanterehvid, nii et vaatame siis, kuidas me siit, saime isegi ennast kätte siit maa seest, nii et polnud asi väga hull midagi. Mis aga tähendab seda, et kohe tuleme suurema hooga ja teeme selle ikkagi ära. Sellisel tagurdamisel on muidugi abiks see tagasivaate kaamera, mis on tegelikult väga hea pildiga ja siit on võimalik tagurdada niimoodi, et te kogu aeg olete rööpas, nii et mingisugust jama teile sinna ette jää ja et kuhugi kivi või kännu otsa ei sõidaks. Aga nüüd suurem hoog sisse ja lähme ikkagi vaatame ära, mis seal üleval on. Katse edukalt sooritatud. Ja nagu näha, siis on rehvi muster kõik liiva täis ja mingit erilist nii-öelda maastikumustrit siin ei ole, et siin on lihtsalt natukene sügavamad vaod, aga see liiv mätsib selle ilusti kinni, nii et see, et me sellise sileda rulliga siia üles saime, on tegelikult päris hea soovutus. Ja nüüd teeme ühe katse veel. Ma lähen siit seda tavalist teed mööda alla või mis tavalist. Keeruline on ta ikkagi natukene. Ja siis tulen siit eriti pehmest ülesse, vaatame, mis ta selle peale teeb. Jah, siiamaani tulebki see rehvide piir tõmmata ja tegelikult, kui ei peaks nii suure hooga tulema, vaid oleks näiteks ka võimalus aeglustit kasutada, siis tõenäoliselt jõuaksime natukene kaugemale. Aga praegust hinnates tuleb anda ikkagi väga tugevad punktid sellele autole maastikusuutlikkuse eest ja selle auto olemuse eest üldse. Nii et järgmine kord vaatame, millega me ennast jälle siit männikult leiame. Tšau!